Vaatleme heledaid ja tumedaid rõngaid, mida tekitab klaasplaadi ja sellega kokku puutuva pikafookuselise kumerläätse vahele jääv õhukiht. Tekkivat interferentspilti nimetatakse Newtoni rõngasteks ning see on jälgitav nii peegeldunud kui ka läbinud valguses. Interferentspildi tekitame katseseadme abil, mis koosneb valgusallikast ja hoidjast, kuhu on paigutud tasaparalleelne klaasplaat ning sellele toetuv pikafookuseline tasakumerlääts. Peegeldunud valguses tekkiva interferentspildi projitseerime ekraanile ühe läätse abil. Läbinud valguses tekkinud interferentspildi projitseerime teisele ekraanile teise läätse abil. Vajadusel võime valguse teele paigutada valgusfiltri, et saada kindla värvusega valgust. Vaatleme peegeldunud valguses tekkinud interferentspilti. Näeme värvilistest rõngastest koosnevat süsteemi. Rõngad on värvilised sellepärast, et kasutame valget valgust, mis koosneb erineva värvusega valgustest. Selles kohas, kus on täidetud interferentsi maksimumi tingimus punase valguse jaoks, on punane rõngas. Selles kohas, kus on täidetud interferentsi maksimumi tingimus sinise valguse jaoks, on sinine rõngas. Mida kaugemale keskpunktist, seda tihedamad on interferentsi rõngad. Teatud kaugusel muutub rõngaste paigutus nii tihedaks, et me ei erista enam erineva värvusega rõngaid. Palju selgema interferentspildi saame siis, kui kasutame teatud kindla värvusega valgust. Asetame valguse teele punase valgusfiltri ja näeme, et interferentsrõngaste arv ekraanil suureneb oluliselt. Nendes kohtades, kus on must rõngas, on täidetud interferents miinimumi tingimus punasele valgusele. Nendes kohtades, kus on punane rõngas, on täidetud interferents maksimumi tingimus punasele valgusele.